Tere! Mina olen Kati. 2013. aastal olid mu 2 poega veel päris väikesed. Üks oli 2,5-aastane, teine oli 1,5-aastane. Ja ausalt öeldes tundsin ma mõnikord ennast päris läbikukkunud emana. Küll ei olnud mul kannatust, et nendega pikka päeva õhtusse veeretada. Küll ei olnud mul oskust, et aeg-ajalt plaanida nendega seda päeva just parimal viisil veetma. Ja väga tihti oli ka tunne, et tahaks mõnikord oma asjadega ka tegeleda, sest et olles juba sel ajal iseenda tööandja, oli nii palju mõtteid ja ideid, mida tahaks ju läbi mõelda, teostama hakata. Aga iga kord, kui ma võtsin arvuti, siis oli täielik kaos. Kuni selleni, kui ma 2013 aastal sain tuttavaks visuaalse lihtsustamise ja mõtlemise meetodiga, mida võiks ka nimetada teadlikuks kritseldamiseks, ehk ma õppisin oma plaane ja unistusi visandama. Ja sellest hetkest läks asi üpris metsikuks. Kõigepealt kattus kogu meie elutuba suurte paberitega, kus me siis päevade viisi, mina ja mu 2 last, istusime, olime kõhuli ja joonistasime ennast unustavalt. Ärge saage valesti aru, ma ei hakanud neile joonistamist õpetama. Nemad oskasid seda juba niikuinii. Mina olin see, kes seda ei olnud osanud. Aga mis oli muutunud, oli minu enesekindlus nendega seda teha ja minu loovus, mis lasi siis hakata mängima nende ideedega, kuidas nendega siis seal joonistada. Ja üpris tihti nägi see joonistamine välja hoopis nii, et nemad tegid mingisugust täiesti oma pilti ja mina mõtisklesin oma asjade peale. Ehk siis mul ei olnudki vaja enam arvutit lahti võtta. Kõik plaanid, mõtted, kõik ma sain sellel suurel paberil lahti joonistada, läbi mõelda, sirgeldada, unistuste teekondi joonistada, mängisin ideedega, kujundasin ka oma tulevase ettevõtte logo ja igasugused põnevad asjad hakkasid sündima. Lisaks sellele avastasin, et ükskord ühel laupäeval, kus siis see päevastruktuur oli selline keeruline. Teate küll, kui on väiksed lapsed, nad käivad lasteaias, siis nädala sees on justkui nende päevad kõik struktureeritud, aga nädalavahetusel siis ei tea, kuidas või mida ette võtta. Ja ühel laupäeval ma otsustasin, istusin nendega laua taha ja ütlesin, et joonistame omale päevakava. Teie ütlete, mis võiks olla, mina ütlen ka võib-olla mõne asja, mis peaks olema ja joonistame sellise piltteekonnana lahti. Ja nii me tegimegi. Ja sisse said kõik asjad, millal peab magama, millal sööma, millal kas mingit magustoitu üldse võtta ja nad olid sellega väga nõus, sest me koos joonistasime selle. Küll pliiats oli minu käes. Ja siis ma arvasin, et nüüd ongi kõik, plaan on tehtud, läheme laupäeva veetma. Kui üks hetk lapsed haarasid paberid, ütlesid, sina tegid plaani, nüüd teeme meie ka oma plaani. Aga see nende plaan põhines tegelikult täpselt samadel põhimõtetel, kus sees olid kõik olulised asjad, aga võib-olla mõni väike kiiks veel juures, mida ma ei olnud osanud neilt küsida, aga mille me siis ilusti selle laupäeva sisse integreerisime. Ühiselt joonistamine tõi meile laupäeva, millist meil polnud ammu olnud. Me kõik nautisime seda ja kõik asjad, mis oli vaja või tahtsime, said tehtud. Aga üks lugu on veel. Kui mu lapsed lasteaias käisid, siis mingi hetk tuli lasteaiast ükskord kasvataja küsis, et Kati, mis te seal kodus teete? Mina ehmusin natukene ära, et mis mõttes, meil on väga korralik kodu. Ma mõtlen just, et mis te seal joonistate, kuidagi nii põnevalt sa midagi teed, sest et su lapsed joonistavad teistmoodi kui teised lapsed. Nad ei tee sellist ühte pilti, sellist kunstiteost, nagu tavaliselt siis lapsed lasteaias juba teevad, sellist ühte värvilist asja. Nendel on kogu kontseptsioon seal pildil. Neil on seal teekond, liikumine, kogu aeg mingid sildid kuskil, siis nad üritavad sinna juba peale kirjutada midagi. Ja siis ma sain aru, et eeskuju nakkab. Ehk siis, kui mina lastega seal maas joonistasin, siis nemad tegid, mis nad tegid. Mina tegin oma tehnikas, mis mina õppinud olin. Teadliku visandamise ja kritseldamise tehnikas neid oma teekondi ja unistusi, mis hõlmaski siis seda, et kuskil on see punkt A, siis ma tahan liikuda punkti B, et jõuda oma unistuse juurde ja mis seal ümber siis kõik olulised on.
ja see nakkas ehk ka nemad hakkasid joonistama siis selliseid suuremaid pilte ja eriti tore oli, kui olid sellised väikesed autod, millega sai siis nendel teeradadel sõita, et mingi tulemuseni jõuda. Et see oli see koht, kus ma avastasin, et mitte mina üksi ei olnud seda fantastilist tehnikat ära õppinud ja pannud enda jaoks tööle, et omale parem elu luua, vaid ma olin andnud oma lastele juba 3- ja 4-aastasena teadliku eesmärgistamise tehnika. Ja see on neil siiamaani ja kui tore on nendega igasuguseid plaane teha ja arutada, kui me oskame seda üheskoos üles joonistada.